Kodus oled sa ilmselt näinud suitsuandurit. See tuleb paigaldada lakke. Teine andur siin laual on aga vingugaasiandur. Vingugaasiandur soovitatakse paigaldada seina peale umbes 1,5 meetri kõrgusele. Mõlemad andurid on väga vajalikud ning võivad õnnetuse korral päästa elusid. Täna uurime süsinikuühendite põlemisel tekkivate oksiidide, süsihappegaasi ja vingugaasi omadusi. Süsinikoksiid ehk vingugaas tekib süsiniku ja süsinikuühendite mittetäielikul põlemisel, kui põlemisprotsessiks ei jätku keskkonnas piisavalt hapnikku. Süsinikoksiid on värvitu ja lõhnatu, vees vähe lahustuv ning eluohtlikult mürgine gaas. Vingugaasi mürgisus seisneb selles, et sissehingamisel seostub ta veres oleva hemoglobiiniga. Tavapäraselt, kui me hingame, siis seostub hemoglobiiniga hapnik, kuid süsinikoksiidi seostumine on eelistatum, mistõttu ei saa hemoglobiin enam hapnikku siduda ning sellest tulenevalt ei kanna veri mööda keha laiali mitte hapnikku, vaid vingugaasi, mille tagajärjel organism lõpuks lämbub. Süsinikoksiid on vees vähe lahustuv gaas, mis on õhule sarnase tihedusega. Õhu tihedus on umbes 1,23 kilogrammi kuupmeetri kohta ning süsinikoksiidi oma umbes 1,14 kilogrammi kuupmeetri kohta. Kuna vingugaasi ja õhu tihedused on niivõrd sarnased, ringleb vingugaas toas koos õhuvooludega, mistõttu ongi oluline paigutada vingugaasi andur hingamisteede kõrgusele. Kuna süsinikoksiidis on süsiniku oksudatsiooni aste 2, saab ta edasi oksudeeruda. Seda võime näha 2 erinevas protsessis, esiteks põlemisel ning reageerides metallioksiididega. Kuna vingugaas saab oksudeeruda, kasutatakse teda näiteks küttegaaside koostises. Teine reaktsioonivõrrand kirjeldab aga raua tootmist rauamaagist ehk vingugaasi kasutatakse redutseerijana metallide tööstuslikul tootmisel. Süsinikdioksiid ehk süsihappegaas tekib süsiniku ja süsinikuühendite täielikul põlemisel ning ka kõdunemisprotsessides ja hingamisel. Keemialaboris saadakse süsihappegaasi karbonaatide reageerimisel tugevate hapetega ning tööstuslikult toodetakse teda lubja põletamisel. Maa atmosfääris leidub umbes 4/100% süsinikdioksiidi ning sellises koguses ei ole süsinikdioksiid inimorganismile kahjulik, kuid suuremates kogustes võib ta põhjustada uimasust. Kui süsihappegaasi sisaldus õhus küündib juba umbes 7–10%, on see eluohtlik. Süsihappegaas on värvitu, kergelt hapuka lõhna ja maitsega gaas. Tema lahustuvus vees on keskmine ja ta on õhust umbes 1,5 korda suurema tihedusega. Süsihappegaasi tihedus on umbes 1,98 kilogrammi kuupmeetri kohta. Süsihappegaas muutub temperatuuril alla -78 kraadi Celsiuse järgi tahkeks jääd meenutavaks aineks, mida nimetatakse kuivaks jääks ja mida kasutatakse näiteks toiduainete jahutamisel. Süsinikdioksiid on happeline oksiid, mis reageerides veega moodustab nõrga ja ebapüsiva happe, mida me teame kui süsihapet. Seesama reaktsioon kirjeldab karastusjookide gaseerimist. Karastusjookide gaseerimisel lisatakse vedelikule süsihappegaasi, mis siis lahustub vees ja moodustub süsihappe. Seejärel suletakse toode korgiga. Kui sina nüüd esimene kord avad gaseeritud joogipudeli, vallandad sa süsihappe lagunemisreaktsiooni ehk tekitad ise süsihappegaasi ja vee. Süsinikdioksiidis on süsiniku oksudatsiooni aste 4, mis on ka süsiniku jaoks maksimaalne oksudatsiooni aste. Sellest tulenevalt süsinikdioksiid ei põle ega toeta põlemist ning leiab hoopis kasutust tulekustutites. Seda, et süsihappegaas ei toeta põlemist, on lihtne ka katseliselt tõestada. Kolvis on olemas juba kaltsiumkarbonaat ning ma lisan sellele nüüd peale vesinikloriidhapet. Ja ühe ainena, mis siit reaktsiooni käigus tekib,
on süsihappegaas, mille juhime siis küünlaleegile ning sa näed seda, et küünlaleek kustus. Järelikult süsihappegaas tõesti ei põle ega ka toeta põlemist. Kordame üle põhilised punktid. Süsinikul on 2 olulist oksiidi. Süsinikoksiid ehk vingugaas ja süsinikdioksiid ehk süsihappegaas. Vingugaas tekib süsiniku ja süsinikuühendite mittetäielikul põlemisel. Tegemist on värvitu ja lõhnatu, vees vähe lahustuva ning eluohtlikult mürgise gaasiga. Vingugaasi kasutatakse näiteks küttegaaside koostises ning metallide tootmisel maakidest. Süsihappegaas tekib süsiniku ja süsinikuühendite täielikul põlemisel. Tegemist on värvitu, kergelt hapuka lõhna ja maitsega gaasiga, mis lahustub vees. Süsihappegaasi kasutatakse näiteks jookide gaseerimisel ning tulekustutites.